Expressions, ehte gurmaanide lemmikpäev. Tere, armas vaataja! Käes on september ja on viimane aeg hakata mõtlema sellele, kuhu ringi saata oma lapsed, millise hobitegevusega võiksid nad lisaks koolile tegeleda. Või miks mitte, millisesse ringi minna ise. Ja sellepärast me olemegi tulnud kõigepealt Sally stuudiosse, kus tegeletakse kunstiga. Ja kõigepealt kehastun ma ise 5-aastaseks ja hakkan maalima lõvi. Sally stuudio lugu läheb päris kaugele aega tagasi, nimelt aastasse 1991, sellesse samasse aastasse, kui Eesti saavutas oma taasiseseisvuse. Ja meie perre tuli vahva dogikutsikas, kelle nimi oli Sally ja hakkas minuga minu tolleaegses kunstiringis kaasas käima. Ja kui kuskil kunstiringis on suure koera ülinunnu kutsikas, siis keegi ei räägi sellest, kui Anneli kunstiringist. Kõik räägivad omavahel, et kas sa homme ka Sally juurde joonistama tuled. Nii et kui siis 91. aastal hakkasid kõik usinasti oma kooperatiive ja aktsiaseltse tegema, tegime meie Sally stuudio. Nii et me alustame nüüd juba 27. hooaega. Alates sellest ajast oleme siis üritanud teha omalt poolt kõik, mis võimalik ja natukene veel selleks, et nii päris väikestel 5-6-aastastel kui ka täiskasvanutel oleks siin mõnus avastada kunsti, sellega sõbraks saada ja ka ise joonistada ja maalida. Kunstikoolis õpe näeb välja nii, et on jaotatud 2 ossa. Üks osa on eelkool, mis on 5-12-aastastele ja seal käibki kõik suuresti läbi mängu, läbi lugude ja tähtis on selles mõnusas protsessis sees olla. Sest lastel selles eas reeglina on veel hästi palju erinevaid hobisid ja sa peadki saama katsetada ja proovida erinevaid asju, enne kui sa siis tunned ära, et mind ikka kõige rohkem huvitab joonistamine. Või mind kõige rohkem ikkagi huvitab jalgpall ja siis on nagu süvened mingisse valdkonda. Ja erinevad huviteooriad ütlevad, et selline ja ka praktikaline kogemus meil aastate tagune näitab, et see valikupunkt tuleb umbes siis, kui noor on kuskil 13-14. Ja alates sellest vanusest me siis pakumegi juba sellist hästi põhjalikku kunstikooli programmi, kus on 4, 6, 8 tundi nädalas, olenevalt sellest, kuidas sa valid ise neid tunde omal ja kus on siis kõik see klassikaline alus. Joonistamine, maalimine, värvusõpetus, kompositsioon, kunsti ajalugu, kaasaegse kunstiga suhestumine, näituse külastused, plastiline anatoomia, fotograafia, kunstipõhised arvutiprogrammid ja nii edasi ja nii edasi. 1. septembril kell 2 me avame lõputööde näituse ja üldse ühe põneva õpilastööde näituse. Nii et kõik on siia oodatud ja näitus jääb lahti siis peale avamist kuni septembrikuu lõpuni. Minu selja taga ongi siis üks töödest, mis ma siis täna siin ise valmis tegin. Ja nagu te näete, siis siin Sally stuudios saab joonistada ka traadiga, mitte siis ainult pliiatsi või markeriga. Mina olen nüüd tulnud ruumi, kus on Eesti kõige suurem spordiekraan. Ja see asub nimelt Oliirise spordirestoranis ja meelelahutuskeskuses, kus on 600 istekohta, 200 ekraani ja 3500 ruutmeetrit põrandapinda. Ehk siis siin on tegevust palju ja me vaatamegi kohe siin nüüd rahulikult ringi. Siin on olemas 7 traditsioonilist rada ja 2 interaktiivset rada, mis on Eestis muide täiesti ainulaadsed. Nende interaktiivsete radade peale on siis võimalik kuvada erinevaid efekte, teemasid, saab näiteks sünnipäeva teema sinna kuvada ja väga hea koht ongi see sünnipäeva veetmiseks näiteks. Nüüd me oleme jõudnud virtuaalreaalsusmängude juurde. Siit saabki siis endale sobiva mängu valida ja siis minna mängima.
Oliirise ajalugu läheb siis aastasse 1988. Jonas Reinholdsson, kes selle Oliirise asutas Rootsi, käis siis 1987–88 aastal oli Bostonis tööl erinevates baarides, pubides. Tal hakkas hirmsasti see Bostoni hing ja kultuur ja söök ja see kogu see spordi pool nii meeldima, et ta mõtles, et miks Rootsis ei ole sellist asja. Ja seal oli ka väike selline armulugu, ta leidis endale sealt siis kaaslase ja ta ütles, et kui sa nüüd minuga Rootsi kaasa tuled, siis ma teen sinu nimelise restorani. Ja selle naisterahva nimi oli Anne O'Leary, seal oli siis see esimene spordirestoran. Ja pärast seda on siis 11. juunil avasime siis Oliirise spordirestorani ja meelelahutuskeskuse Kristiine keskuses. Oliirise süda on siis spordirestoran, kus saab vaadata spordiülekandeid. Hästi palju on ka selliseid interaktiivseid mänge, kus paned endale need virtual reality prillid pähe ja mängid seal hologate'i, kus sa pead tulistama, kaitsma seal oma baasi või siis sõidad rollercoasteril või mootorrattaga, mis nagu petab nii ära, et kui sealt maha tuled, siis ongi niisugune tunne, nagu oleks päriselt just tulnud sealt Ameerika mägedelt. Ja siin on nüüd midagi, mis mulle ilmselt kõige rohkem meeldib. Nimelt Eesti ainuke kinorestoran. Saab siis vaadata filmi, enne tellida endale toidu ja siis nautida samaaegselt nii toitu kui ka filmi. Et jaksata sporti teha, peab inimene muidugi sööma. Toit on siis siin selline ameerikapärane, väikeste Lõuna-Ameerika mõjutustega. Mina sooviksin väga teie juures proovida seda merevaigu rituaali. Kas sa võiksid sellest täpsemalt rääkida? Muidugi. Merevaigu rituaal on siis meil üks uusimaid hoolitsusi ja see rituaal koosneb siis 3 erinevast osast. Esmalt toimub siis keha koorimine merevaigu puudriga, millele järgneb siis refleksotoorsete alade mõjutamine merevaigu ja meresoola kotikestega. Ja viimasena toimub siis sooja õli ja merevaigu kivikestega massaaž. See ongi puhastav ja tasakaalustav eelkõige. Praeguse seisuga meil on 12 erinevat sauna. Nüüd peale maikuu uuenduskuuri on meie saunade repertuaari lisandunud siis väga popid meesaun, mis on siis 60 kraadiga ja mis on tehtud klaasist, mis annab vanematele võimaluse hoida oma lastel silma peal, samal ajal kui lapsed liivakastis mängivad. Ja teine uus saun on siis jääsaun, mis on 4-kraadine ja mis on siis praeguse palava suvega olnud väga suureks tõmbenumbriks. Mis aga puudutab siis huvitavaid saunasid, siis pigem räägiksin ma nende puhul siis saunarituaalidest, mis on meie igaõhtused tõmbenumbrid. Neid on siis meil 3 erinevat, on siis leilisaunarituaal, on Xiawei rituaal ja on soolaauru saunarituaal. Kõik rituaalid on 10-minutilised. Leilisaunarituaal on siis selline, kus saunameistri juhendamisel siis visatakse korralikult leili. Kui on väga kuumaks läinud, siis saab vihelda ning kui on tõesti väga kuum juba, siis saab jääveega ennast karastada. Xiawei rituaal on siis selline, kus inimesed saavad oma nahka siis hellitada sügavkülmast võetud Xiawei trühvlikestega, mis on selline soojas saunas väga mõnus ja hea kontrast. Ja sellel on nahale siis väga tervendav toime. Viimase rituaalina on siis meil ka soolaauru saunarituaal, mis on keha koorimine. Hoolitsuste valik on meil suurem kui 80, siis meil on mitmesugused erinevad massaažid. Klassikalise massaažile lisaks võib siis kindlasti tuua sellised natukene huvitavamad ja teistmoodi massaažid nagu vanaesti massaaž, tuina massaaž või siis näomassaaž külmade lusikatega näiteks. Ma tõesti julgen seda kõigile soovitada ja samuti ma väga tahaksin jääda siia praegu sulistama, aga aeg sunnib takka ja meie läheme vaatame, mida muud toredat me leiame Tartust. Kas sina
oled mõelnud sellele, et tahaks minna öösel trenni? Selline võimalus on igal juhul täiesti olemas täielikult iseteeninduslikus jõusaalis. Esiteks me oleme kindlasti erilised selle poolest, et me pakume turu soodsamat hinda jõusaalis käimiseks, milleks on siis 15 € kuus. Me oleme erilised selle poolest, et me oleme täielikult iseteeninduslik klubi. Et kui te tulete meie juurde klubisse, siis meil ei ole sellist tavapärases mõttes letti, ei ole teenindajat, et te tulete, saate täitsa ise üksinda hakkama ja saate tulla trenni. Samuti me oleme erilised selle poolest, et me kasutame Tehnogym jõusaali seadmeid, mis on siinsamas Euroopas tehtud, mis on väga kvaliteetsed, et selle üle ma usun, et paljudel klientidel on hea meel. Ja loomulikult suur pluss on ka see, et me oleme avatud 24/7, võite tulla trenniga öösel ja muidugi on ümber meie jõusaalidega päris head parkimistingimused, et saate tulla ja tasuta parkida. Kas tõesti käiaksegi öösiti trennis siin? Käiakse, et kui me kaamerapilte vaatame ja ka statistikat, siis ütleme niimoodi, et hilisemad trennijad lahkuvad kuskil kella 3-st ja varasemad tulevad juba natuke peale kella 4 trenni hommikul. Aga kas siin treeneriga saab ka trenni teha? Saab ikka, et selle jaoks on meil olemas personaaltreenerid klubis. Et kui te sealt alt sisse tulete, siis te näete ka, et on personaaltreenerite info on meil seina peal. Samamoodi on personaaltreenerite info ka meie kodulehel olemas. Kas nende juurde peab aja broneerima? Jah, et kindlasti tasuks personaaltreeneritega kõigepealt ühendust võtta eelnevalt ja siis aeg kokku leppida. Samamoodi hinna saate siis treeneriga ise otse kokku leppida. Meil on hetkel 2 gym jõusaali avatud, üks on siis siinsamas Tartus, kus me praegu oleme ja avasime eelmine nädal siis esimese klubiga Tallinnas Tehnopolises. Kas teil on plaanis neid veel avada? Ikka. Plaan praegu on avada Riias, Lätis ja otsime ka uusi pindu siis Tallinnas. Et loodame ka üsna varsti avada klubi Tallinnas kesklinnas. Muuseas, kui selle klubiga liituda, siis saab oma telefoni spetsiaalse äpi, millega saabki vaadata, et kes klubi liikmetest parasjagu klubis on. Ja mainimata jäi ka see, et olles selle klubi liige, võib külastada ükskõik millist gym jõusaali. Expressions. Ehte gurmaanide lemmikpäev. Kuna käes on ikkagi september ehk kooli alguse kuu, siis meie oleme selle puhul tulnud kohtuda ühe väga huvitava inimesega, nimelt hullu teadlasega ja ta saabub meie juurde liftiga, mis on Tartu kõige vanem lift. See lift on nimelt 90 aastat vana. Mis muuseumid siin koos on ja kui vanad need on? No muuseum tegelikult on üks muuseum, Tartu Ülikooli muuseum, aga sellel on siis 3 erinevat maja tõepoolest. Et siin me oleme praegu siis Tartu Toomkirikus, mis on iseenesest Tartu kõige vanem hoone ja Tähetorn on siis, asub seal, kus ka siis Toomemäel, aga seal on siis varem oli kunagi piiskopilinnus, väga uhke, praegu on siis Tähetorn. Kunstimuuseum asub siis Tartu Ülikooli peahoones, mis on kõige tuntum selline klassitsistlik hoone, nii et kindlasti tunnete selle sammaste järgi ära, et on see põhiline Tartu Ülikooli hoone siis. Milline on Toomkiriku lugu? No Tartu Toomkirik on kõige suurem keskaegne kirik Eestis ja see on täis saladusi. Kahjuks jäi see kirik varemetesse juba 4 sajandit tagasi ning seetõttu ei tea me täpselt, milline see kirik keskajal välja nägi. Kiriku taassünd sai teoks tänu sellele, et Tartusse otsustati taasasutada ülikool ning Toomemäest kujundati ülikooli uus süda. Et kiriku kooriossa kõige pühamasse alasse rajati Tartu Ülikooli raamatukogu. Tänaseni saab siin ringi jalutada ja imetleda, milline Euroopa üks kõige kaunim raamatukogu välja nägi. Ja see raamatukogu oli siin 175 aastat ja seejärel sai selle maja koduks Ülikooli muuseum. Milliseid aardeid peidab kunstimuuseum? No Tartu Ülikooli kunstimuuseum on juba 215 aastat vana ja siit leiab veel palju vanemaid asju ka. Näiteks leiab siit lisaks antiik-Kreeka skulptuuride järgi valmistatud kipskujudele tõeliselt vanu objekte nagu
4000 aasta vanune Sumeri kiilkirjatahvel ja 3000 aasta vanune Assüüria kiilkirjatahvel. On ka ülikooli peahoone ajaloolised ruumid nagu kartser, mis on vahva arestikamber ülikooli pööningul, kus 19. sajandil kandsid karistust need, kes eksisid ülikooli reeglite vastu. Millised eksponaadid on Tähetornis? No põnevad ja unikaalsed, nagu päikesesüsteemi mudel, mis selgitab, kuidas planeedid liiguvad ja kuidas nad taevas paiknevad, siis päris meteoriidi killud, mida saab koha peal näha ja katsuda. Väga tore on, kui saab samal ajal lõbutseda ja õppida midagi uut. Selleks uueks võib siis miks mitte olla ka näiteks liiklusreeglid. Nii et väga tore oleks pidada sünnipäeva sellises kohas, kus saab samal ajal õppida liiklema. Ja ma lähen nüüd proovin ise ka autosõitu ühe väikese autoga. Meie koht on natuke teistsugusem kui teised mängumaad. Meil on sünnipäevaruum, inimene broneerib üritusest, ta saab ka ainult enda inimestega selle pidada, et ei ole lapsed jookse segi ringi ja natuke sünnipäeva ülesehitus on ka teistsugusem kui teistel kohtadel. Meil on olemas tõukerattad, elektriautod, natuke suurematel ATV-d, pisikesed elektrilised ja samamoodi on ka tasakaaluliikurid olemas, aga need on siis koos vanema nõusolekuga, et seda me niisama välja ei anna. Meil on elektriautosid on 26, need on, me ütleme nii, et pidevas kasutuses, et tegelikult on meil mõeldud sünnipäevad kuni 25 lapsele. Et see on niisugune suhteline ja meie sihtgrupp on siis 3–10-aastased lapsed, et see on suhteline tegelikult, sest laste pikkused on erinevad ja samuti on ka kaalud, et autodel on kaalude piirangud, et on osad 30 kilodel lastele, osad 40-stele, osad 50-stele, et see on sellest sõltuv. Sünnipäev näeb välja selline, et me kogume lapsed kokku, käime nendega linnakus ringi, tutvustame neile liiklusmärke ja erinevaid liiklussituatsioone, et kuidas nad käituma peavad, mida tegema ja siis me laseme nad alles sõitma ja samamoodi meil juhendaja kogu aeg platsi peal, kes nendega kaasas käib ja juhendab neid. Et tahame ikkagi, et lapsed saaksid aru, mis märk on anna teed ja stopp-märk ja kuidas liikluses käituma peab. Meil on olemas sünnipäevaruum, kus meil on olemas kogu vajalik nõud, tehnika, lauad, toolid, diivanid, et väga niisugune mõnus paik, kus aega veeta nii-öelda pauside vahel. Meil on olemas koduleht, kust on võimalik minna broneeringud ja klient saab valida kas 2-tunnise sünnipäeva või 2,5-tunnise sünnipäeva vahel. Mina olen nüüd mängult istet võtnud Werneri kohvikus, kus kuulsad tuglased käisid väidetavalt 3 korda päevas kohvi joomas. Tegelikult on see kõik nali, sellepärast et olen sattunud hoopis ühele näitusele. Tartu Linnamuuseumi 3 ajutiste näituste ruumis avati siis aprillis uus ajutine näitus, mis kannab nime Rendezvous, kohtumispaik Tartu. Ja tegu on sellise mitte tavalise näitusega, vaid näituslavastusega ja räägib näitus 1920. ja 30. Tartust. Ja nendeks läbivateks teemadeks on siis just kohtumispaigad, kus noored kohtusid ja kuulsad kohtujad, näiteks siis Tuglased ja Betty Alver ja Heiti Talvik, et need figuurid on ka siin ilusasti esindatud meie näitusel. Et see oleks nii-öelda siis väike üldistus selle näituse kohta ja loomulikult, mis on oluline öelda, on see, et näitust ei teinud meie
linnamuuseum üksi oma jõududega, vaid meie heaks suureks koostööpartneriks selle näituse puhul oli Tartu Uus Teater. Ja Tartu Uues Teatris tuligi just siis kujundus ja väga põnev kuuldemäng, mis siis läbi nende 3 toa. Kas see kuuldemäng on siis fantaasia või on sellel ka tõsieluline põhjus? No nii ühte kui teist, et aga väga palju on ka sellist fantaasiat, aga sellist, kuidas siis öelda, ajastutruud fantaasiat. Ütleme nii, et väga suur annus fantaasiat on ka loomulikult. Kohtujate kohta saab tegelikult päris palju teada, et igas ruumis on selline 3-4 figuuri, kellest siis räägitakse ja siis loomulikult kõrvale on ka pandud infot nende erinevate kohtumispaikade kohta. On toodud nii päris kohtadest, aga näiteks kui me ehk siis näituse teise ruumi, siis seal on väga palju toodud lihtsalt ajastutruud. Ja sellele näitusele aitas väga palju kaasa KÜSK ja Eeve 100, et näitus ongi pühendatud ju Eeve Eesti Vabariigi 100. aastapäevale ja kuidas KÜSK meile väga palju abiks oli see, et hästi palju turundusrahasid tuli just KÜSK-i poolt, et me saaks seda näitust, seda infot levitada võimalikult palju erinevates kanalites, nii et suur aitäh neile kindlasti. Meil on olnud täna väga palju õpetlikke seiklusi, aga nüüd on aeg natukene adrenaliini jahtida. Meie ühiskonnas on üha enam hakanud teadvustuma roheline maailmavaade ja tänu sellistele huvitavatele sõiduvahenditele on see hakanud jõudma ka tavainimese argitoimetustesse. E-velo puhul on meil tegu siis keskkonnasõbraliku hääletu elektriliikuriga, mis võimaldab meil siis igapäevasõite poest tööle, koju, randa, kõike teha siis tilkagi fossiile põletamata. Kui palju see e-velo kütust võtab? No, elektrist ümber rehkendatuna võtab ta 30 senti 100 kilomeetri peale, et mis on nagu äärmiselt rahakotisõbralik võrreldes alternatiividega. Ja kui pikka maad siis sellega võib järjest sõita? No, tänapäeva liitiumakusüsteemid võimaldavad juba kuni 80 kilomeetrit sellel konkreetsel mudelil ja neid saab veel siin suurendada 120-30 kilomeetrini täiendava akupakiga. Nii et siis võib Tallinnast Pärnusse sõita? No, mitte päris nii vabalt, aga jah, ega kogu aeg suurenevad läbitavad maad. No praegu igal juhul kodust tööle, töölt koju saab hästi. Ja meil on siin paljudel inimestel ongi suvine töölkäigu vahend. Ja kas sellega võib siis sõita? Ja võibki nii sõiduteed kui kergliiklusteed kasutada. Kas selleks on ka mingit lube vaja? Üle 16-aastastel ei ole selleks lube vaja. Ja alla 16-aastased? Neil on siis jalgrattajuhilubade olemasolu võivad väikemopeedi juhtida. Kas sellega sõitmine on ka natukene ohtlik? Eks see kõik liikumine siin elus on ohtlik, aga seal on ketaspidurid, signaalid, tuled, et on jalgrattaga võrreldes on ta ikka ohutum, ma veeldan. Aga millised siis selle e-velo eelised on võrreldes teiste sõidukitega? Noh, kõige tähtsam on, nagu me siin mainisime, keskkonnasõbralikkus, rahakotisõbralikkus ja samas annab ka ajalist kokkuhoidu siin. Osade klientide tagasiside kohaselt on isegi pool tundi õhtune läbi hommikust koju sõit kiirem e-veloga. Ja kui kiiresti siis temaga sõita saab? No, kiirus on piiratud 25 kilomeetri peale tunnis. Ma loodan, et sina said ka mõndagi uut ja huvitavat teada ja kohtume sinuga siis järgmisel korral juba Tallinnas. Thank you.